Tere päevast, head muuseumi inimesed ja muuseumi sõbrad, kes te täna kõik kokku kogunud olete. Täna on meil siis väga tähtis päev, me ise oleme selle üle väga õnnelikud, mis me kõik korraldame oleme, sellepärast et muuseumikaart on maailma mõttes olemas paljudes kohtades, aga siiski paljudes kohtades ka väga ainulaadne ja õnneks Eesti on see koht, kus seda nüüd alates tänasest saab vabalt kasutada ja muide üle 100 muuseumis. Ma viimati külastasin mitte küll Eesti muuseumit, ma käisin Hamburgis ja teist korda külastasin juba Kunsthallet, sealset siis peamist kunstimuuseumit. Mina olen ka hästi suur muuseumsõber, mind võib igalt poolt maailmas muuseumidest leida ja vähe on muuseume ka Eestis, mida ma veel külastanud ei ole. Ja muide, kui mul oleks see sama Saksamaa Kunsthalle muuseumikaart või Saksamaa selline muuseumikaart olemas olnud, siis ma tõttaks sinna tagasi, sest Friedrichi kuulsat rändaja Udumere kohal, te tuleb kindlasti töö ette, te olete nii palju muuseumis olnud, kus siis härra seljaga seisab vaataja poole ja vaatab siis kaljult Udumere kohal, eks ju, nagu te aru saate. See on siis selle sama muuseumi selline logotöö, mille pärast seal spetsiaalselt käiakse ja inimesed sõidavad üle maailma kokku. Vot seda ei olnud kunstimuuseumis. Sellepärast, et see oli antud kas restaureerida või kuhugi näitusele ja nagu te teate, selliseid asju tuleb muuseumides väga tihti ette, et te sõidate sadade kilomeetrite kaugusele kuhugi midagi spetsiaalselt vaatama ja see on just välja laenutatud selleks hetkeks. Ja muide, tänane päev võib ka selline olla paljude teiegi muuseumide seas, sest me oleme mitmeid museaale võtnud täna just nimelt siia ja kui keegi on tahtnud mõnda nendest asjadest, ma ei saa öelda, mis need on, sellepärast need kuuluvad viktoriini juurde. Kui mõni on tahtnud näiteks, no ma ei saa mulle kindlasti käes, vaat seda asja kuskile muuseumisse just vaatama minna ja seda ei ole, siis ta oleks ääretult pettunud ja ta peaks ostma uue pileti. Nüüd aga, kuna muuseumikaart on olemas, ta ei ole sugugi mitte pettunud, ahaa, vaat kui tore, ma tulen siia muuseumisse uuesti ja näen selle sama asja ära, mida ma tulin vaatama. Vot selline tore asi on siis seesama muuseumikaart ja siin on palju muuseumi inimesi, ma kujutan ette, et teie nägu ja tuju on ka kindlasti tulevikus palju rõõmsamad sellepärast, et ega muuseumid ka muide Eestis enam ei, nagu te teate, kuigi teile võib-olla tundub vastupidi, ei ole kõige soodsamad, et viimasel vanasti käisid muuseumis ja raha nagu ei läinudki. Nüüd muuseumid oskavad ka pileti hinda küsida ja see tähendab, et muuseumikaart on igati hea. Muide, kas te teadsite, et kõige vanem muuseum Eestis on Tartu Ülikooli loodusmuuseum, mis on muide juba 221 aastat vana või Eesti muuseumides on kokku 7 miljonit museaali, nii et isegi muuseumikaardiga võtab nende kõigi vaatamine päris palju aega. Ja Eestis väisas aastal 2019 muuseumi 3,5 miljonit inimest, nii et seda turgu õnneks on väga palju, et Eesti inimesed on muuseumi huvilised. Ja üks hea uudis veel selle muuseumikaardi juurde, enne kui ma annan siin pidulikult ka teistele sõna, nimelt Tartus liitusid muuseumikaardiga muide kõik muuseumid. Nii et teeme Tartule ühe aplausi sellega. Tartu on üks suurepärane koht muuseumi mõistes, nii et kui te satute Tartusse minema või te elategi Tartus, siis te võite kõik muuseumid selle kaardiga läbi käia. Aga nüüd on mul hea meel anda siis sõna kultuuriminister Piret Hartmanile. Olge hea. Tere päevast, lugupeetud proua Karis, head muuseumisõbrad. Kõigepealt ütlen, et väga tore on olla siin selle kaasaegse kunstimuuseumi katuse all. Ja sellepärast, et see katus alles eile valmis sai. Ja väike roll on olnud ka minul. Kui ma olin noor muuseumi huviline, siis telekast jooksis üks selline sari nagu A-rühm, võib-olla keegi teist vaatas ka. Ja seal oli siis üks näitleja, kes alati ütles, et mulle meeldib, kui plaan töötab. Ja täna võib ka öelda, et mulle meeldib, et see pikaaegselt ettevalmistatud plaan ja mõte on tegelikult teoks saanud. Et seda on räägitud, arutatud. Gert oli ka üks esimesi külalisi, kes jõudis minu laua taha, kui ma võtsin selle rolli, kus ma täna veel olen, ja ütles, et tuleb ära teha. Ja mulle tundus see tõesti väga inspireeriv, üsna kallis,
aga mulle tundus, et sellel asjal on tegelikult jumet. Ja mul on väga hea meel, et me täna seda avame. Ma arvan, et eestlased on selles mõttes tark rahvas, kes alati oma kõrvad ja silmad lahti hoiavad. Et nagu ütles ka Marko, et seda mõtet on tegelikult või seda ideed on mujal ka teostatud. Ja nimelt meie oleme selle, midagi juba hakkab lagunema. Ja tegelikult oleme meie ju selle üle võtnud soomlastelt, kes 2015 selle idee juba nii-öelda käiku lasid. Ja on öeldud, et see on viimase 10 aasta üks parimaid nii-öelda kultuuris olevaid ideid, mis on ellu viidud. Nii et ma väga-väga loodan, et ka sellele kaardile Eestis saab muuseumeid külastama veel rohkem inimesi kui siiamaani. Sest üks põhimõte, mis on Kultuuriministeeriumis alati olnud, on see, et meil on hästi palju kultuuriväärtuslikku, aga ta tegelikult on väärtuslik siis, kui ta on kasutuses. Ja kui inimesed seda käivad, vaatavad, mõnes kohas võib-olla katsuvad ja sellest tegelikkuses osa saavad. Nii et on äärmiselt oluline, et tagada meie tõesti kultuuriväärtuste jätkusuutlikkus ja ka kultuuripubliku teadlikkus ja jätkusuutlikkus. On hästi oluline, et me igal pool mõtleme selle ligipääsu peale. Üks mõte, mille kolleegid mulle täna siit kaasa andsid, oli see ja mida ma olen ka 8 aastat ministeeriumis töötades tunnetanud, et meil on tihti sellised silotornid. Igaüks mõtleb omas ministeeriumis või osakonnas ja seda koostööd on liiga vähe. Et mul on hea meel, et selle kaardi osas, et see on üks suur koostööprojekt ka tegelikult kultuurivaldkonnas. Et nagu siin ka kõlas, üle 100 muuseumi on tegelikult ühinenud, et selline seltskond ja meeskond kokku saada, see on tõesti suur söö. Nii et ma omalt poolt tänan muuseumiühingut, tänan sihtasutust Muuseumikaart, Gert, sind ja sinu meeskonda, kõiki muuseume, kes on usaldanud ja juba täna liikmeks astunud. Nii et ma loodan, et muuseumipublik saab olema veel suurem, külastusi veel rohkem ja et see muuseum ei ole lihtsalt koht, kuhu minna, vaid see on keskkond, kus olla, mida nautida, kutsuda teisi sõpru, oma perekondi. Nii et suur aitäh ja palju edu! Aitäh, minister Piret Hartman. Nüüd on siis mul hea meel anda mikrofon üle Muuseumikaardi juhile Gert Kasele. Gert, ole hea. Head muuseumisõbrad, mul on väga hea meel, et te olete täna siin kohal või meiega otseülekande vahendusel. Ja mul on väga hea meel tervitada teid Muuseumikaardi esmaesitlusel, üritusel, mida paljud muuseumid ja muuseumisõbrad on oodanud juba õige mitu aastat. Ja mul on hea meel öelda, et Muuseumikaardiga on liitunud enam kui 100 muuseumit ja see tähendab, et aasta jooksul saab käia rohkem kui 500 näitusel. Just see mastaap on tegelikult Muuseumikaardi puhul see kõige olulisem aspekt. Nagu minister ütles, see on kultuurivaldkonnas väga suur koostööprojekt ja vähemasti muuseumivaldkonnas on see kõige suurem koostööalgatus, mis valdkonnas olnud on. Ma loodan, et tänu sellele muuseumid leiavad üha tihedamini koostöö ka omavahel, teha jätkuvalt ja veel tihedamini ja mõtlevad üha rohkem ka sellele, kuidas me saame pakkuda külastajatele võimalust, mis oleks mugav, ligipääsetav ja külastajale võimalikult kättesaadavaks tehtud. Nii et Muuseumikaart üks suund võiks olla sinna poole, et me nügime seda suunda ka. Ja külastaja jaoks kindlasti see 500 näitust ja rohkem kui 100 muuseumit, nende hulgast leiab endale sobiva muuseumi näituse kindlasti iga inimene, kes on suur muuseumisõber, käib muuseumis peaaegu igapäevaselt, ka selliseid inimesi on Eestis, aga kindlasti leiab sobiva ka inimene, kes ei ole veel Eesti muuseumide võlusid avastanud. Nagu öeldud, Muuseumikaart on ka mujal maailmas juba olemas ja mulle meeldib siin, nagu on öelnud Hannele Valgeniemi, Soome instituudi juht, miks on selle Muuseumikaardi edu saladus. See on tegelikult see, et see kaotab ära künnise muuseumi ukse peal. Muuseumist, Eesti muuseumidest, täna Muuseumikaardiga liitunud muuseumidest saab külastaja jaoks täpselt sama tavapärane koht, nagu minna raamatukogusse, lugema mõnda raamatut või astuda sisse mõnda kauplusesse. Mul on väga hea meel, et me korraldame tänase ürituse Eesti kaasaegse kunstimuuseumis. Aitäh meid võõrustamast. See on omamoodi sümboolne, sest minu arust see näitab väga hästi, kui agarad ja innukad on Eesti muuseumid ja kui mitmekesine on Eesti muuseumi valdkond. Ja teisalt Eesti kaasaegse kunstimuuseum on üldiselt külastajatele tasuta
ja nüüd on meil üks täiendav side Eesti 8 kunstimuuseumil ülejäänud muuseumi valdkonnaga. Tänasest on siis muuseumikaardi külastajale kõik muuseumid tasuta. Me ei oleks seda saanud tehtud ilma meie meeskonnata. Eelkõige suur aitäh Rutt Laidveele, kes on täna Lõuna-Aafrika Vabariigis puhkusel, aga vaatab meid otseülekande vahendusel. Tema oli see inimene, kes hakkas esimesena Eestis rääkima, et meil on ka sellist asja vaja nagu soomlastel. Ja aitäh Marge Rahule ja Inge Laurik Tederile, kellega me oleme umbes 3 aastat mõelnud ja veeretanud seda mõtet ja uskunud sellesse, et Eestis on muuseumikaart võimalik. Ja loomulikult kõikidele muuseumidele. Me ilmselt ei suuda kokku lugeda, kui palju inimesi on panustanud alates muuseumikaardi lepingu läbi lugemisest kuni selleni, kuidas külastajaid muuseumide kassas tervitada. Ja ma loodan, et ka muuseumikaart on täiendav põhjus, kuidas mõelda sellele, kuidas me suudame külastajatel pakkuda võimalikult külastajasõbralikku teekonda ja vastuvõttu muuseumides. Aitäh Kultuuriministeeriumile toetuse eest, aitäh Eesti Muuseumiühingule. Meid on väga palju toetanud EAS-i ja KredExi ühendasutus, kes on innustanud meid mõtlema nii siseturismi aspektist kui ka sellele, kuidas järjest rohkem soomlasi jõuaks kultuurituristidena Eestisse ja suur aitäh ka 2020. aasta digikultuuri aasta meeskonnale. Ma usun, et tänane päev on ainult üks, aga siiski oluline verstapost Eesti muuseumi valdkonna jaoks. Ma arvan, et tänasest saab alguse mõneti uutmoodi äärk, kus meil tekib uut tüüpi külastajaskond, muuseumikaardiga külastajad. Aga ma arvan, et muuseumikaart lõppkokkuvõttes peab edasi arenema, nii nagu ei ole valmis ükski muuseum, ei ole valmis ka muuseumikaart. Ja lõppkokkuvõttes muuseumikaart on ainult üks vahend, kuidas me räägime lugusid enda keelest, enda meelest, enda riigist ja meie väärtuslikust kultuuripärandist. Ma arvan, nende 100 ja enama muuseumi seas on iga inimese jaoks vähemalt üks, kust ei ole veel käinud. Ma soovitan minna kodulehele muuseumikaart.ee. Seal on kirjas kõik 116 muuseumit, galeriid ja külastuskeskust, kuhu sellega pääseb. Valige välja üks ja minge muuseumikaardiga sinna. Ja siis võtke järgmine ja käige kõik need 116 läbi. Ma usun, et seda tasub teha, sest muuseumis käik teeb alati head. Ma soovin toredaid muuseumielamusi ja suur aitäh! Mul on üks küsimus ka, kui tohib. Ma kuulasin seda juttu ja ma juhtusin intervjueerima eelmisel nädalal oma saates ühte inimest, kes muide võttis endale ette, et ta aasta jooksul külastab 100 muuseumit. Ja ta muide tegi selle teoks. Ta ei ole küll Eesti kodanik, aga väga paljud need muuseumid olid ka Eestis. Mis juhtub siis, kui nüüd ma saan selle muuseumikaardi ja puhinal külastangi kõik need 116 muuseumit ühe aastaga ära? Mis järgmisel aastal teen siis? Ma arvan, järgmise aasta võib uuesti minna, sest need samad näitust, nagu ma ütlesin, rohkem kui 500 näitust, nii et näitust vahelduvad ja muuseumidel on alati midagi huvitavat pakkuda, nii et meie kindlasti ei takista seda, nii et kui keegi soovib selle ette võtta, siis... No ma saan aru, aga siis ma saan aru, et muuseumidel on väike hirm ka, nad peavad aasta jooksul vähemalt midagi uut välja mõtlema, et ma nende juurde uuesti tuleksin. Sellest ma ei kahtle, kindlasti mõtlevad välja ja ma arvan, muuseumidel on ainult hea meel, kui külastajaid rohkem on, et muuseumid täis ei saa ja uksed ära ei kulu, nii et... Uksed ikka kuluvad ära. Sellest, et uksed ära kuluvad, aitäh, sellest võib meile järgmine külaline esineja siin kohe rääkida. Aga kui Gert ütles siin, et õpetatakse ka seda, kuidas muuseumikaardi omanikku tervitada, siis nüüd te näete seda esimest korda elus laivis kõik koos, kuidas siis muuseumikaardi omanikku tervitada. Nii et me tervitame muuseumikaardi omanikku Sirje Karist. Sirje Karis ei vaja siis tutvustamist ei presidendi abikaasana kui ka väga kogenud muuseumijuhina, aga kuulge Sirje, meie ka Sirjega muide ma pean ütlema, et me kohtume temaga teist korda sellel aastal ja mõlemal korral muuseumis, et eelmisel korral kohtusime Eesti Rahva Muuseumis ja nüüd siin, et vastab tõele, et ma ei peta mitte ühtegi grammi selle ütlevusega. Ei, ja ma arvan, et järgmine kord jälle muuseumis. Nii, aga Sirje, te olete siis nüüd kätte saanud selle muuseumikaardi juba esimese inimesena ja nüüd Sirje näitab, kuidas see on.
Oh. Ja pean teile ütlema, et see ongi elektrooniline kaart, et mingisugust plastmasstükki keegi kuskile juurde ei saa. See on virtuaalne, see ongi inimeste telefonides ja täpselt nii see on. Missugune muuseum siis Sirje on kõige esimene, kuhu te kavatsete selle muuseumikaardiga siseneda? No siin te juba olete, aga siia saite ka juba ilma muuseumikaardita sisse. Nojah, ma kipun üldse muuseumitesse ilma kaartita sisse saama, kuna ma olen ICOM-i liige. Aga plaan on mul minna nüüd Tervisemuuseumisse. Miks just sinna? Seal on uus näitus Unest. Ma soovitan kõigil minna vaatama. Hästi tubli töö on ära tehtud ja tuleb vaatama minna. No te olete mitme muuseumi, Ajalemuuseumi kui ka Tartu linnamuuseumi direktor olnud, et kuidas see muuseumikaart nendele konkreetsetele muuseumitele oleks mõjunud? Oskate seda tagantjärgi mõelda? Noh, oleks mõjunud ja mõjub ka praegu. Ma arvan, et Eesti rahvas on üldiselt kultuuri lembene rahvas, aga ma olen 100% kindel, et see muuseumikaart kindlasti soodustab Eesti muuseumite külastatavuse tõusu. Sest jah, nagu sa ennem ütlesid, et ega need muuseumid nii odavad ei ole ja need hinnad tõusevad paratamatult, siis see kaart on ikkagi suureks abiks peredele ja inimestele käia rohkem meie muuseumites. Meie muuseumid on suurepärased ja nad teevad suurepäraseid näitlusi, nii et kindlasti tuleb minna ja tuleb osta muuseumikaart. No kui paljudes muuseumist ise käinud veel ei ole, kus sisse saaks astuda? See on õudselt kerge küsida mul on ju, aga õudselt raske vastata. Ma olen ise ka väga paljudes muuseumis üle Eesti käinud, aga kui minu käest keegi sama küsimuse küsiks, väga keeruliseks vastata. Ma sellepärast vatran siin nii pikalt, et tal oleks aega vastust mõelda. Ei, no ma usun, et ma päris kõikides Eesti muuseumites käinud ei ole, aga vist enam-vähem ikka peaaegu kõikides suuremates muuseumites, ikka väikestes. Et no, selle pika aja jooksul, kui ma muuseumites töötasin, siis ma olen olnud ka väga paljudes komisjonides, kui me hindasime muuseumi ekspositsioone ja näitusi. Nii et ma ei tea praegu, kus ma käinud ei ole. No mul on õudselt suur kiusatus küsida muidugi teie käest, et missugune on teie lemmikmuuseum. Saate aru, et ma ei saa seda teha, eks ju? Ma ei küsi seda. Te saate Sirje käest ise küsida ja siis ta saab igale ühele 4 silma vestluses öelda, mis ta lemmikmuuseum on. Aga ma küsin küll nii, et teie abikaasa president Alar Karis oli viimati ju ka Eesti Rahva Muuseumi direktor. Aga kumb teie perest selline muuseumisõber on, kui te püüate nagu päris nüüd ausalt publiku ees, meie ERR-i otse ülekande ees vastata, et mitte ühte ega teist paremas või halvemas valguses näidata. Kumb teist siis suurem muusemisõber on? Tegelikult ma arvan, et me oleme mõlemad ja me oleme terve oma pika elu käinud muuseumites ja me käime ka mujal. Kui me läheme kuhugi ikka väljaspool Eestit, siis kindlasti ikka üks koht on, kuhu me läheme, kui me saame ja kui on võimalus, siis läheme muuseumisse. Näiteks ülehomme ma lähen Vermeeri näitust vaatama. Ai, Vermeer mu suur lemmik. Kus ta näituse korraldas nüüd? Kus ta seekord näituse korraldas? Seekord siis Amsterdamis. Tegi midagi uut ka selle jaoks? Vaevalt, et ta nüüd uut tegi, aga igavene uhke näitus pidi olema ja nii, et mul on võimalus seda vaatama minna. Suur aitäh! Nii et kui Sirje astub teie muuseumisse sisse, siis te teate, kuidas teda kui muuseumikaardi omanikku tervitada. Aitäh! Nii, aga meie tänane selline infohommik ei ole sugugi mitte lõppenud. Me paneme käima kõigepealt ühe sellise tutvustava video, et te saaksite siis täpselt aru, kuidas asjad käivad. Muuseumikaardi registreerimine on imelihtne. Mine veebilehele muuseumikaart.ee, leia kõik muuseumid, kus kaart kehtib ja hulganisti soovitusi, milliseid näitusi vaadata. Vali, kas ostad muuseumikaardi endale või kingiks. Mõlemal juhul on see väärt investeering, sest aasta jooksul saad külastada enam kui 100 muuseumi ja 500 näitust. Täiesti piiramatult, kas või iga päev. Registreerimisel sisesta oma nimi, e-posti aadress ja isikukood.
digitaalne muuseumikaart on personaalne ja seda saad kasutada vaid ise. Nii saad nautida piiramatult Eesti kultuuri ja muuseumid saavad korraldada kaasahaaravaid ja põnevaid näitusi. Tee endale muuseumikaart ja näeme muuseumis. No nii, aga meil on nüüd, nagu te aru saate, siin mõeldud ka üks väike muuseumi teemaline mäng. Viktoriin on meil siin korraldatud ja ma tutvustangi teile mängus osalejaid. Kõigepealt Kaisa Selde, kes on näitleja meil. Kaisa. Ja. Kaisa, ole hea. Vali endale tool, mitte ainult see keskmine. Siia. Jah, ma olin omal tahtel. Vali palun see tool. Aitäh. Meil on ka kirjanik Olav Osolin täna võistlejad. Olav. Sa võid valida ka missuguse tooli. Ma võtan selle siia. Ja, vabal valikul siia. Ja on meil veel teleajakirjanik Keili Sügiainen. Keilil on ka siis lihtne valik. Ja meil on ajaloolane Jaak Juske. No nii, ma tulen istun siia keskele, et siis teile saaks küsimusi esitada ja te saate siis nagu kaasa elada selle mängule. Ma loodan, et te vastuseid ette ei ütle, sest paljudest teie muuseumidest on need küsimused võib-olla võetud, et siis mäng oleks loomulikult aus ja mängul on auhind ka. Oho. See on Vabaõhumuuseumi maiustused retro 6. Näed. Sa juba tead, mis need on, aga selleks, et need saada, näed, seal nad on, need tuleb see võita. Ja esimene küsimus kõlab siis niimoodi, mõlemal on 5 küsimust, et 10 küsimust on kokku ja kõigepealt siis küsimus teie võistkonnale teen, et aeg ei mängi siin mingit rolli, võite täitsa rahulikud olla ja võite keskenduda ainult vastusele. Nimelt, esimene küsimus. Epideemiate puhul võidakse rakendada... See tuleb teile. Okay. Karantiini ja sõna karantiin tuleb itaalia keelest. Mida see algselt tähendas? Te võite kohe vastata, kui teil on vastus olemas. Me ei pane teile vastuse variante, aga kui te ei taha, siis me paneme. Ma arvan, vastan ikka kohe. Nii, sa tead või? Kas mul on selline nägu, et ma tean? No sa oled Tervisemuuseumile nii lähedal töötad, et seal, ma arvan, sa käid sealt igalt. Ei, kui aus olla, ma tulingi siia nüüd sellepärast, et ma ütlesin, et kuulge, mina küll mitte midagi ei tea. Öeldi, et ei peagi midagi teadma, aga näe, tuleb välja, et peab ikkagi. Karantiin. Aga ma arvan, et ma mõtlen selle sellepärast lihtsalt välja, et ma tean seda. Ära kiusa mind siis. Et mul on kuskilt ammusest ajast meeles, et karantiin tuleb sellest, et kui olid omal ajal katku aeg oli, siis pandi laevad seisma sadamasse, ei lastud sealt kedagi välja 40 päeva jooksul, mis ongi enam-vähem patra või mingisugune itaalia keeles. Ja sealt tuligi see, et see oli esimene siis praktiliselt, nii nagu meie mõistes karantiin, et neid inimesi ei lastud laeva pealt maale 40 päeva jooksul ja minu meelest sealt peaks see olema. No me paneme sulle siis vastuse variandid ja siis sa saad nendest õige, saate 2 peale. Kaisa võib-olla valib siis õige vastuse variandi. Kas karantiin 40 on see? On puhkarahus, kohustuslik B, kohustuslik kätepesu või C, 40 päeva. 40. Nii. Äkki Kaisa siis vastab. Mis see siis sadamaga kõige lähem võiks olla? Ei, 40. Jah, kätepesu tuli tunduvalt hiljem, nii et arvatavasti 40 päeva. Jah. Nii, ja mis te vastate? Me vastame 40 päeva. 40 päeva on, kõlab vastus siis. See on õige. Ja ka selgitus oli täiesti õige. Tervisemuuseumisse küsimus muide tuli ja pärineb siis 14. ja 15. sajandil Veneetsiast ja muide Veneetsia keeles siis quarantena ja itaalia keeles quaranta tähendas tõesti siis 40 päeva ja nii pikka eraldatust nõuti siis 1374. aastal laevadega Veneetsiasse saabujatelt musta surma katku epideemia ajal ja laevad, mis saabusid katkuga pihta saanud maadest, paigutati sadamas isolatsiooni, et veel võimalike peidus olevate haigustunnustega reisijad maale ei pääseks. Nii et täpselt õige. Me olime üsna lähedal. 100% lähedal ja tuleb teile siis teie küsimus.
nii Keili ja Jaak, nimelt see on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, kes selle küsimuse on siis meile korraldanud. Nimelt korraldas ta siis eelmise aasta suvel näituse X-Factor avamise puhul atraktsiooni Üle piiri, mis pälvis ka maailma meedia tähelepanu. Mida nad siis korraldasid? Mida see aktsioon endast kujutas? Kas te tahate ka kohe vastata või tahate vastuse variante? Ma kuskilt koidab, et ma olen midagi kuuldud. Aga ei, ma vist võtaks need vastuse variandid. Me võtame. Vastuse variandid siis on A. Salto üle riigipiiri, rulahüppe üle riigipiiri või langevarju hüppe Läti õhuruumist maandudes Eesti pinnale. Kas seda võib teha? Võib, Euroopa Liit, Schengen. See küsimus ei puuduta seda, kas seda võib teha või mitte, aga see tehti. Ma tean seda, et näiteks Valgas on kiik, et kiikuda Eestis, Lätis. Et midagi umbes taolist. Nüüd veel, mina ei teeks neist midagi, ma olen ennast juba vigastanud. Appi, ma ei tea. Ma pole paraku seda vaatamas käinud. Et kõige muidugi uhkem oleks see viimane variant. Aga sport, jah. Kas vihjeid saab ka? Mis kuus see oli? Kui see neid kuidagi aitab, siis see oli suvel. No ma tean lihtsalt langevarjuhüpet ei saa teha enne aprilli. No lihtsalt, te mõelge selle peale, et kui te tahaksite sellele tähelepanu tõmmata, et millega lihtsam... Ma arvan, et me ikkagi võtame selle variant, et see ja hüppaks alla. Ma just tahtsin vihjata, et mida nagu lihtne on kaameras näidata, mida nii lihtne ei ole. No siis võib olla see... Äkki te ei võta siis seda C-d just praegu. Me tuleme kaamerate kohale, mis me näitame siis seal? Mis seal toimub siis kaamera ees? Mitte midagi, jah? Hüppavad. Kuidas me seda näitame? Äkki ikkagi salto siis? Ma ei tahaks midagi vihjata, aga ma soovitan pisut salto me võtame salto. No te pingutate nii kõvasti, et mitte õigesti vastata. Mis see õige vastus on? No rula muidugi. 2022 siis suvel ja selle atraktsiooni tarbeks siis spetsiaalselt ehitati ramp ja ekstreemspordistaadion ruletaja Madras Apse ning üks Eesti esirulatajad Romario Siimer seda tegid siis ja ürituse kajastus leviks lisaks Eesti ja Läti kanalitele ka üle Euroopa ning pärjati 2022. aasta turunduste auhinnaga muide. Ja aktsiooni ja näituse eesmärk oli pöörata tähelepanu tänapäeval jõudsalt arenevale spordiala liigile, ekstreemspordile ja näitusel on võimalus kõigil avastada ekstreemspordialasid alates tänavaspordialadest nagu rulasõit ja parkuur kuni vigursuusatamise ja langevarjuhüpeteni välja. 1-0 on seis siis väga pingeline pärast esimest küsimust ja tuleb teile siis järgmine küsimus. Ütleme nii, et vedas. See kõlab siis nii. Mille poolest on kuulus see, küsimus teile siis, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kaelkirjaku topis? Siin ees on ka muide see ekraan, saate veel eriti tähelepanelikult nagu teda jälgida. Nii, kas te tahate vastata ka ilma variantideta või annan teile variandid? Kuidas sul tunne on, et oled sa seal käinud viimasel ajal kaelkirjakuid uurimas? Mina isiklikult olen seda näinud, käinud vaatamas kaelkirjakuid. Ma olen ka kindlasti kunagi näinud seda, sest ma olen kõik need Tartu Ülikooli muuseumid läbi käinud. No me oleme vastuse variandid. A. Seisis mitu kuud lageda taeval. Nii. B. Tema pärast ehitati muuseumi lagi kõrgemaks. Või C. Selle kaelkirjaku küttis Tartu Ülikooli tolleaegne rektor. Kas küttis selles mõttes, et ahju või siis... Küttis selles mõttes, et võttis trofeeks loodusest. Sest ma tean, et Tartu Ülikooli klubis räägiti omal ajal kulujuttu, et keegi oli jätnud sinna katla kõrvale kontrabassi ja selle oli hommikul ära kütnud keegi. Aga võt selle kohta ma nüüd ei oska öelda. Mõtleme nüüd, eks ju, kui see tuleb
see küsimuse on ette valmistanud, ma saan aru, ikkagi muuseum, Tartu Ülikooli loodusmuuseum, jah. Just, selge. Siis nad seda esimest varianti ei Nad ei paneks seda, sellepärast, et see näitaks, et see oleks nad ikkagi täiesti mitte asjakohased muuseumitöötajad. Ja, ma ei usu, et nad julgeks seda öelda. Selle on siin Marko ise välja mõelnud sinna selle küsimuse. Aga... Ja samas ma arvan, et nad ei paneks ka seda C-varianti, sest niimoodi vägivalda õhutada. Küttimine tänapäeval muidugi on hästi ebapopulaarne juba, et meil on ajad muutunud, eks ju, aga tol ajal, kui veel nagu normaalsed inimesed ülikooli juhtisid, eks ju, siis olid ju põhimõtteliselt kütiti pliks ja plaks. Jahipidamine oli ju täitsa tavaline. Aga kes seda liha siis maitsta sai? No, ma ei tea, ju pisteti nahka, aga siis nahk jäi sinna alles. No valime, tegelikult loogiline oleks tegelikult see, ma arvan, et äkki see muuseumilagi ehitati kõrgemaks, eks ju, sest tollal vist, ehkki tollal olid juba päris kõrged laed, aga... No inimesed olid ka lühemad siis. Ja, inimesed olid lühemad, aga mitte nii lühikesed. Arvad? Ja, sa mõtled minu järgi, ma olen tõesti, ma sain komplimentist. No nii, mis te pakute? Mis sa pakkud? Vali. No mina pakuks B-d, aga sa pakuks C-d. Ei, ma olen sinuga ühel määral. Võtame B. No selles mõttes, et mõlemad küll ei oleks valesti vastanud, nii et vahet ei ole kumma variandid oleks valinud. Lageda taeval, oi. Püha issand. No kuidas siis seisis tõesti muuseumitöötajad, kuidas niimoodi? Üsna rääbakas nägi ka välja, tegevus toimus nimelt 1915. aastal, nimelt siis evakueeriti Tartu Ülikooli varad, sealhulgas ka muuseumi eksponaadid Voroneži. Ja nende hulgas viidi rongijaamaga see samune kaelkirjak, kuid koha peal selgus, et vagunisse see ei mahu ära. Nii jäigi toppis raudteejaama maha seistes seal kuid vihma käes, kuniks selle nahk hakkas tuules lipendama ja ka õmblused kärisema. Nii, aga ta viidi siis muuseumisse tagasi, eks ju? Nüüd viidi ta tagasi loomulikult. Ja uudis selle puhul on see, et vaatame iga kord, kui te Tartu Ülikooli loodusmuuseumit külastate, siis nad saavad seda lugu teile rääkida. 1-0 on jätkuvalt seis, nii et teil on pinge peal, et siis viigi seis tagasi tuua ja küsimus tuleb teile Tartu Ülikooli muuseumist. Ja me näitame teile nüüd ühte asja, see on nüüd ekraanil, seda meil siin ei ole. Ja küsime teie käest, mis see on. Kas seda kasutati omal ajal A. radioaktiivsete ainete hoiustamiseks, B. õhurikastamiseks hapnikuga või C. esimese välgumihklina? No nii. See kuju seal nagu kokteili ei ole nagu muuseum, aga ta nagu kallaks midagi. Veini, hea nagu veini. On ju? Mina ütleme, hoiaks seal head veini, aga sellist vastust ei ole. Ei ole, jah. Hea veini hoidmiseks, jah? See on kindlasti õiged valiku vastused. Radioaktiivne, see on ikka liialt karm. Õhurikastamiseks hapnikuga. Et oleks rohkem hapnikku. Välgumihkel, kuidas sa teed sealt seda välku? Ja. Ma väga segaduses. No me katsusime valida neid asju, mis teid väga segadusse ajaks. Ma saan aru. Keemia ja füüsika. Need, mida ma ei tea. Jah, mis on meil nõrgad kohad. Mulle meeldib ka pigem nagu ajalugu ja... Mulle äkki nagu tunduks pigem see B. B äkki või? B või? Või mis sina arvad? See tundub nagu mingi anum, jah. Aga äkki... Nii, aga pakkuge ära vastu nüüd. Mina valisin esimese, see oleks valesti. Võta siis mõned kannatused enda peale. Mina pakuks B. Okei. Sest me ei oska sellega teha välku. Me paneme siis õige vastuse ekraanile. Seda ma kujutasin ette. Sinna alla pannakse tuli. Sinna tehakse tuli sisse ja see on saksa keemik Johann Wolfgang Döbereineri elas siis aastat 1780 kuni 1849 olulise leiutisega ning seda asja kutsutakse avastaja järgi ka Döbereineri lambiks.
tegemist on ühe vanima esemega Tartu Ülikooli muuseumi keemia füüsika kogust ja töö põhimõte klaaskolbi valatakse hapet, selle sisse asetatakse tsinkpulk. Nende omavahelise reageerimise tulemusena tekib vesinik, mis tõuseb mehe käes olevasse topsi ehk siis tulesüütasse. Selles topsis asub katalüsaator ja vesinik süttib. Seda ma arvasin. Sellise põhimõtteliselt üsna kerge töö põhimõttega on see. No nüüd ma tahan sinna muuseumisse kindlalt minna. Ma tahan nii, aga küsimus tuleb siis teile. Nimelt laua peal me toome teile nüüd siia lähedale. Me näitame teile siis on need täidetud? 4 ajaloolist õllepudelit, mis pärinevad A. Le Coq'i õllemuuseumist. Ja palun reastage siis need ajaloolised pudelid alates vanimast. Nii. Võt siin tuleb nüüd appi võtta tegelikult 2 asja. Kui kõva õllejooja sa oled? No ikka olen jah. Oled, jah? Vaata mu juukseid, B-vitamiin. Okay. Et ma arvan, ja kui juustu järgi nüüd järeldust teha, siis siin olev ei ole eriti kõva õlle. absoluutselt mitte, ja kõige hullem lugu on see, et nii vähe kui ma õlut joon, ma joon alati vaadi õlut, et sellest pudelitest ei no näed asjata, sul oleks samasugused juuksed kui Kaisar praegu, aga nüüd sa pead siis ära tundma siis nende vanuse. Reastage siis, ma ei tea, paneme siis vaatajate poolt vist, et kõige vanem pange siis vaatajate poolt. Aga me võime neid niimoodi silmitseda, jah? Ja loomulikult. Tähendab, me peame siin Kaisa 2 asja, ma arvan, tegema. Et esimene asi on see, et me peame vaatama, et missugune siin mingid etiketi järgi või midagi. Aga ma olen hiljaaegu käinud klaasinäitusel ja seal... Nii et sa tunned ka juba välimuse järgi klaasi vanust? No selles mõttes tuleks vaadata ka pudeleid, et suurepärane klaasinäitus vist on siiani avatud ajaloo muuseumisse, eks ju, et hästi soovitan kõigile minna. Super näitus, ma käisin veel kuraatori tuuril, väga põnev ja selle järgi tuleks hakata vaatama, et missugused võivad olla lihtsalt pudeli ehituse poolest vanemad pudelid. No millegipärast tundub, et see vist on kõige uuem. Pange kõige uuem siis enda mõistes nagu vasakpoole. Jah, näiteks nii. Okei, paneme, et see on kõige uuem, sellepärast, et seda ma vist olen isegi joonud. Kahjuks. Siis kuidas me sellesse suhtume? Nii, see tundub ja see tundub. Millegi pärast ma arvan, et äkki, või kuidas sa nüüd vaatad sildi poolest ja selle poolest? Jah, õlu. Ja siin on mis siin ja ma mõtlen, et ega nad meid ei taha võrku püüda, et äkki mingisuguse juubeli puhul tehti siis sarnane... Ma ei usu. Ei usu, jah. Hästi. Et see võib-olla siis võiks olla äkki mingisugune, ma ei tea, kus siukseid pudeleid... Ma arvan, see vist on nagu mingisugune Eesti-aegne õlu. Tundub nagu siuke. Ja siis... Ja see, vaatame seda, mis siin on. Tartu õlletehas. Tartu õlletehas, see peab olema siis nõukaaegne, sest siis see peaks olema siis niimoodi, see on mingi 50. aastate õlu ja äkki see siis on mingisugune, äkki mingi okupatsiooniaegne õlu ka veel siin kuskil. Tom Breu. Noh, kuidas me paneme? Äkki paneksime, nüüd ma panen äkki valesti selle, noh, ja äkki või teeks äkki, või tahab keegi ette öelda või? Ärge tahtke hetke öelda. Äkki nii, või mis sulle tundub? Arvad, et see on kõige vanem, jah? Ei, ma arvan, et siin kõige vanemaid ei ole, kõige vanemad on muuseumis, nad ei ole neid tuua. Ma arvan, et seal on mingi, ma tean, et õlletehases Tartus ma olen... Neid pudeleid oli rohkem, aga me natukene kärpisime neid vähemaks, muidu oleks teid liiga keeruliseks. Ja mäletan, et seal on mingisugune pudel, mis on kuskilt laeva pealt leidnud ja mis on üldse üks vanemaid õllepudeleid maailmas, et seda saab seal vaadata. Aga ma ei tea, äkki, et kui see oleks nagu Eesti-aegne pudel, siis ma ei tea, kas see on nagu enne või pärast, et... Noh, seda on praegu ka tehtud, seda pudelit, eks ju, järgi. Sellepärast ma mõtlengi, et äkki see on mingi nipiga just see pudel. Et need 2 võiksid äkki olla vahetatud või ei ole, seal on juba vastus. Nii, aga tehke oma
valiks siis ära. Need on juhuslikus järjekorras, ärge selle tähelepanu pööra. Selge. Sest no vaata korra seda silti. Kas see ütleb äkki midagi? Ilus silt. No tõmmuhiid, tõmmuhiid. Nii, aga otsustage nüüd ära. Nii, no otsustame, kuidas teeme? Kas paneme selle keskele ja selle siia või? Jah, no paneme nii, proovime. Vist on valesti äkki läheb. Nii. Ma ei tea, ma paneks nii oma mõistusega. Paneme nii. Ma ei oska, seda pudelit ma ei oska kuhugi paigutada. See on nagu... Nii, aga otsustage. Saksa värk, et... Nii, otsustasite nii ja vaatame siis, mis on õige vastus on. Ühega viltu. Aga te kahtlesite väga palju, siis Tombro on 1913 kuni 1914 toodeti see esimest maailmasõda, tõmmuhiid 1936 ja 40, lihtsad piir ehk õlu 41-44 ja Žiguli õlu hakati tootma Tartu õlletehases 50. aastas. Miks mitte muuseumil võiks õlut toota, aga ega see võimatu ole. No ma ei tea, ma annaks teile pool punkti, te ikka nii viimase hetkeni kahtlesite õige vastuse. Ma arvan, pool punkti on küll, eks ju. Olete nõus? Ma arvasin, et äkki see on, et väike nipp, et vahepeal oli nagu Saksa aeg ka, eks ju. Et siis oli see, et Eesti aeg, Saksa aeg ja nõnda, ma ei teadnud, mida seal sõja ajal, et äkki, et väiksed pudelid, et olid siis hea oli nendega käia lahingus. Nii, aga ega teie kergemini ei pääse ja teie ette paneme me siis nüüd Kivimid Tartu Ülikooli loodusmuuseumis. Nii lihtne. Ja küsimus on väga lihtne teile tõesti, nagu Olav ütles. Et nad näevad ühesugused välja, aga tegelikult on kõik erinevad ja meie küsimus teile on selline, et kuidas nende vahel vahet teha. Kuidas? Mis mõttes vahet teha? Kordan küsimust. Kuidas nende vahel vahet teha? Vahe on sees. No me vaatame otsa neile kõigepealt. Pane kätte kindlasti. No ma panen ühe, aga mul on väga keeruline seda kätte panna, nii et ma näitan näpuga. Et üks nendest on absoluutselt teistsugune ja kaks on ühesugused. Seda ma kartsin. Aga see on üks eriline meetod, kuidas... Ma vaatangi juba näitu. Ja küsimus ongi, mis meetodil nendel vahet teha ja ma pean teile ütlema, et... See paistab läbi. Te saate ka ise seda koha peal tuvastada. Jaa, paistab läbi. Vaatama peab andja. Seda ma küsingi teie käest, kui te mu käest... See küsimus on just teile mõeldud, et kuidas te teeksite nende vahel vahet? Kõik saavad seda teha seal muuseumis, jah? Proovida? Ma kardan, et mitte. Aga teie praegu saate, jah? Et nad on enam-vähem kõik võrdse raskusega. Okei. Kõik on väga ilusad. Aga see on nagu selgelt eristada. See on ainuke, mis paistab läbi. Näete? No ma pean ütlema, et ei ole nagu kaugeltki mitte õigel teel. Päriselt või? Nagu me ei hakka teile panema nii lihtsalt küsimust, et te siis vaatate peale, et üks on punakam ja teine valgem, et teeks värvi järgi vastu. Ega üks paistab läbi. Aga see on nagu selgelt teistsugune. Te võite selle pakkuda välja vastuse variandina, aga ma vihjena ütlen, et ei ole õigel teel. Ei ole. See võib tähendada seda, et see ei pruugi õige vastus olla. No nii. Kivid. Et väiksena selgi on kivisid korjata. Ma võin teile veel öelda ühe vihje juurde, kui te lubatakse. Ei. Nad ei luba, aga ma annan ühe vihje. No kuidas öelda, seda meetodit seostatakse väga palju minuga. Maitsma peab seda või? No just. Sest et see meenutab natuke nagu soola, ma tahaks neid limpsida, aga ma mõtlesin, et see on nagu nii rumal vastus, et ma ei julge seda pakkuda. Aga siis ma mõtlesingi, et kui seda kõik seal muuseumis nagu teha saavad, et siis on veits võib-olla ebahügieniline ja kõik lakkuma hakkavad seda. Eristage palun ma tahan, et te õigesti eristaksite ühe kivimi teisest kahest. Ma proovin ära selle. Ma arvan, et see, mis on kõige soolasem. See näeb niuke soola muidu välja. Ja see näeb. No kirjelda, mis see siis? See on... Soolane, jah? No üks soolane, jah. Aga need... Nii, ma proovin teised ka räägi. Proovi siis ka, äkki sulle meeldib mingi. Valita oma lemmiku. Proovi.
väga soolane. On. Ja nüüd, kui Aga see on ka soolane, oota, see on nagu hästi, hästi soolane. Oota, lakume edasi. Kas see on ka soolane? Oota, ma proovin seda uuesti. Ärge lollitage mind siin. On, see on hästi soolane. See on neist kõige nagu vähem. Kuulge, millega te tegelete seal? Ärge lollitage, üks mida täis eristub, te ei tunne maitseid. Mis sa räägid? Et ei ole midagi nii lihtne, et pistate asju suhu ja oskate öelda, mis maitsega on. Ei ole see nii lihtne. Hammustama ei pea, loodan. Ja hammustama ei pea. Ma ütleks, see on nagu täiesti... See on... Kõik on ühesugust teie jaoks. Ei, see on nagu... See on, jah. See on hapukam. Jah, hapukam. Õige, hapukam. Me valime Maitsuse selle. järgi. Kuidas neil kivimistel vahet No teha vaatame maitsuse siis, järgi? mis õige vastus on. Õige vastus on tõesti läbi maitsmise. See oligi vastus. See oli vastus, aga kuna ma andsin teile nii selge vihje, siis neist 3 on siis hallid ja üks on maarias ja halliidid ja üks on maarias ja halliid ehk kivisool on siis tavalise soolamaitsega ja maarias on hapuka maitsega sool. See. Jah, see. Nii et te valisite õige välja, tõesti, see on veidi hapukam, see on tuntavalt hapukam. Ja on. Päris hea oli. Aitäh. Ja mõlemad mineraali erinev looduses tegelikult erinevates värvides, nii et värvi järgi neid eristada ei saa, et oleks võinud ka täpselt ühesugust valida, aga vot nii on. Nii on, aga pool punkti me anname, eks ju. Esimene mõte ikkagi nii et pool punkti tuleb teil igatahes kirja. Show eest pool punkti. No show eest peaks 2 saama. Mis sa teisipäeval tegid? Lakkusin kive. Mis ise? 2 küsimust on siis veel kummalegi ja teie esimene küsimus kõlab nii. Tallinna Linnamuuseumi kultuuriloolisest kogust, on spetsiaalselt tänaseks ürituseks toodud välja üks põnev ese. Ja me näitame seda eset ja te peate ütlema, mis see on. Nii. Niimoodi. Paneme kindlad kätes, me saame seda jälle. Siin vastuse variante ei tule, nii et te võite seda siis... Tulebki või? Jaa, vaatasin, et see võttis isegi sind sõnatuks. Ma ei võttis absoluutselt, sest et ma absoluutselt ei taipa, mis asi see on. Hoia seda natukene käes, et siis me saame kaamerasse ka seda näidata ja saame inimesed ka näevad. Tõsta korra natuke kõrgemale. Olav, tõsta, et hoia paar sekundit, et me fokusseerime ära, et mis sa teeksid sellega või mis sellega siis omal ajal nagu tehti? Kas see on pahede jaoks äkki või? Kui sul selline asi oleks, mis sa sellega siis hakkaksid peale? No mõtle nüüd see, et põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et sigari otsa ära lõikamiseks see vist ei sobi, sest see ei ole terav nagu piisavalt. Arvad? Siia läheb täpselt väike pläru sisse või? Ei lähe? Ma ei ole suitsetaja, ma jälle ei tea seda. Mina ka ei ole, aga ma olen näinud, kuidas tehakse siis. Aga seal peaks siis terava olema, vist see ei ole nagu väga terav. Aga mis sellega, ma arvan, mis sellega võidi teha? Kui vana see on? See on väga vana, aastatest 1850 kuni 1900 perioodist. On küll terav või ta peaks ikkagi terav olema, ma arvan. Teda on ihutud ka, vaata natuke on kulunud see. Millegi lõikamine ta siis... Midagi lõigati sellega ära. No nii, aga mul ei ole mõtet teid siin pikemalt kimbutada, vaatame ära, mis see vastus on. Sigari lõika. Noh, okei. Kuna te olite nii õigel teel, siis ei ole mõtet teid siin segadusse ajada, et te vastasite ära, see tõesti sigari lõika ja on, nii et 2,5 punkti on teil ja teie küsimus tuleb siis samasugune. Teie ese on siis see, peate samamoodi ütlema, mis see on. See on pärit siis Vabaõhumuuseumist ja ma küsin, mis see on? Lusikas. Jah. Aga jah, et... Paneme kindla kätte pidulikult. Ma jätkuvalt ei saa. Tõsta siis ka korra niimoodi enda natuke kõrgemale, et me kaamerasse saaksime seda korra näidata ja... Äkki siin kuskil kirja. Sul nüüd selles käes, millega sa puudutad, ei ole Sul ei ole ühes käes kinnast, vaata. Seda ma kartsin. Vabaõhumuuseumi inimene on väga vihane juba. Jah.
No mis sa sellega teeksid? sa võtad midagi süüa. no ma serveeriks sellega Serveerid midagi. just. Nagu Et siin sool ja siin kaksikud lapsed piparäkki või? näiteks on, annad korraga süüa. Kaksikud lapsed ja hästi suure suuga lapsed. Kui teil on kaksikud ja hästi suure suuga lapsed, siis on väga mugav. Jaa. Seda on kindlasti. Hästi lähestikku peavad nad olema. Väga mugav muidu. Ma arvan, et igal juhul sai sellega anda kellelegi süüa. See, seda ma ei päriselt, jah? Ja. Et jääd selle kaksiku teooria juurde? See on nagu Ega ta on keeruline. Et miks seda nagu Mis kaks peab olema, jah? Lihtsalt oli niisugune 2 aruga oks ja siis Kui vana see võib olla? see on ikka vana. See on väga vana. Kirjas. See on pärit Saaremaalt ja Eesti Vabaõhumuuseumisse on toodud Roosta talust, ma võin teile öelda. No see siis on ju selge. See on selge, jah. Et see peaks vastamisi tõesti palju lihtsamaks teil tegema. Saad sa äkki anda meile mõne vihje? No ma annan teil, ma ei tea, kas ma annan teile mõne vihje või? No ma ütleks, et see ei ole väga praktiline. Nii. Ei ole. Ma saan, et te vaatate liiga võib-olla praktilise pilguga selle peale. No äkki see on siis lihtsalt disaini element. Ma pakuks välja. Mul oleks vahendav. Kui nad ei oska, siis ma pakun välja. No paku. No. Ma arvan, et see on mingisugune vana Eesti pulmakinke. Disaini element. Millest ma räägin? Selline, et paariga seotud, jah? Paariga, jah. Nii, ja mis te pakute? See toob õnne. Meil kahjuks ei ole Viktoriinis ei ole sellist võimalust, et vastasvõistkond see toob perele. See toob pere õnne, paari õnne, need 2 mees-naine, ühe selle sõnaga. Kingitus. Kingitus. Me kõik püüame teid juhtida õige vastuse poole, aga te eemaldute sellest. Ma saan aru, jah. Mina ikkagi annaks sellega kellelegi süüa. Okei. Et saab korraga rohkem. No me vaatame, mis õige vastus on. No, pulma. See on pruutpaari kulp ja see on tseremoniaalne, praktilist väärtus ei ole, see ei olnud otsuseid kingitus, nimelt see oli pulmas noorpaari tseremonaalseks söötmiseks ja vanade pulmakommete järgi ei tohtinud pruutpaar ise süüa, vaid neid toitsid isamees ja kaasnaine. No täpselt oligi söögi. No me jõudsime ju pulma teine. Täpselt nii see oli, aga seda kõike ma teie vastusest kahjuks välja ei lugenud, isegi kui vastus teile ette öeldi, et ma kahjuks ei saa ka pool punkti teile seekord anda. Aga meie ka ei saa poolt või? Te ei saa midagi. Te saate järgmise küsimuse ja ükskõik, kuidas te ka ei vastaks, teil on võita ülimalt keeruline. Nimelt on see küsimus selline, mitu kasutajat on Hollandi muuseumikaardil ehk muuseumkaartil? Kas peast 1 miljon, 1,3 miljonit või 1,6 miljonit? Mitu inimest on siis Hollandis selle kaardi soetanud? Kus see 1 miljon saab siis 750 000-ega seal on natuke nagu sassis seal? Nii segadas, no see ütleme siis 750 000. 750 000, jah. Nii et see kindlasti ei ole, ühesõnaga. Jah. See tõenäoliselt ei ole, sest et tal on seal sassisse. Et, no, paku. Ma arvan ikka väga palju. Ma arvan ka, et väga palju, jah. Ja kohe ma saan aru, et homme on 1 juures juba, jah, või ülehomme. Et, jah. Pakkuge ära, kaotada veel ülimalt võimatu nüüd seda mängu. Nii. No proovime 1,6. Paneme 1,6 muidugi, jah. No vaatame õiget vastust. Selle suutsime kõike mööda. Meil on veel lootust. Oota, aga palju teil punkti oli? Teil oli 1,5 või? Ma ei tea, palju on. Ma täpselt ei mäleta. Kas keegi punkte loeb ka või? See on ikka osavõtt on ju. Ma teile 2,5 vist on. Teil oli 2,5. Ja teil on pool. Teil on võimalus siis 3-kordistada oma punktid. Ja muuseumikaardiga liitunud Mihkli talumuuseum Saaremaal ja Narva kunsti residentuur asuvad üksteisest linnulennult kõige kaugemal. Ja mis on nende vahemaa Eestis siis? Kas 279, 331 või 370 kilomeetrit? Mihkli talumuuseum.
ma nii kaua räägin juurde, et Hollandis muidu elab siis ligikaudu 17 miljonit inimest ja muuseumikaart on 4 aastast 1982 ja muuseumikaart on veel olemas Soomes, Šveitsis ja Belgias ja näiteks Soomes on muuseumikaardi omanike 350 000. Pärast pikka arutelu me pakume B. Mis ma nüüd täpselt ei kuulnud, mis te pakute? Te olete nii kaugelt ja mürafoon on suur. Me mõtlesime B. 331 kilomeetrit. Mina küll ei kuulnud, mis te seal ütlesite? Et see ei ole vist õige, jah. Millest ta sellise järelduse küll tegi? Oma meelest olen küll siin väga karge ja siuke... Aga me laseme neil nagu võita. Pokkeri näoga. Ja mis te siis pakkusite? See siis. See ma kuulsin, jah? Ja see, jah. Selgelt ma kuulsin see, et vaatame, mis õige vastus on. Tubli Keili, väga hea vastus. Rasket tuli. Rasket tuli, aga siiski õige vastus nimelt Mihkli muuseumist Hiiumaa Saatse muuseumisse on täpsemalt öeldes siis 320 kilomeetrit. Mis jutt see on? Ühesõnaga 370, see tundub kummaline, aga see on nüüd õige vastus ja te olete saanud auhinnalise teise koha ja siit tuleb teile auhind. Aitäh. Elagu Viim. Ja ülivõimsad võitjad ja esimese koha auhind on siinne võistkond. Aitäh teile! Aitäh Keili ja Jaak, aitäh Kaisa ja Olav selle mängu kaasa mängimast ja nagu te aru saate, on meie muuseumidest isegi sellise põgusa mängu puhul tõesti väga huvitavaid asju ja elevust väga palju ja kindlasti kõik muuseumi inimesed, kui te ükskõik missuguse muuseumisse sisse astute, väga hea meelega on nõus neid näitama ja selgitama ja ma ei tea, te lakute siin eksponaate. Siiamaani soolane. See on küll väga kummaline, et te nii kaugele läksite, aga seda te tegite, et võib-olla ta neid siis lakkuma, jah. Et ärge teile muuseumikaarti ma ei annaks, ühesõnaga. Aga aitäh teile osalemast täna siis, et 100+ muuseumit, 500 näitust ja 1 kaart üle Eesti, see on siis meie muuseumikaart, nii et palju õnne meile kõigile. Aitäh!